Liisi, mis sul siis see töönädal plaanis on? See nädal? No, esiteks ma tegelen noorsootöö nädala korraldamisega. Seal on see, teeme kodulehele vabatahtlikkuse võimaluste portaali noortele. Wow. Ja ehk siis tegelen sellega. Aga mida sa muidu üldiselt oma nädalaga peale hakkad? No esmaspäeviti, kuna ma olen ka infotöötaja, siis ma saadan kõigile juhatajatele nädalakavad, mis tuleb üles panna ja siis panen need ka ekraanile ja Facebooki ja nii edasi. Siis sotsiaalmeediat teen palju, Facebooki postitan, teen üritusi, nii edasi. Raske öelda, mida ma töönädalal teen, sest iga töönädal on suhteliselt erinev. Ja mis on sinu lemmikosa sinu töönädalast? No lemmikosa. Ma arvan, et ma tean, et mu lemmikosa on alati see, kui noored tulevad koolist ja me saame arutleda eluliste teemad üle ja jagada mõtteid ja ma saan nende silmad särama panna. Minust sai noorsootööta nii, et alguses ma käisin noorena hästi palju vabatahtlikuna igal pool üritustel ja mulle hakkas meeldima teiste inimestega suhelda ja sain aru, et okei, ma võin päris hea korraldaja isegi vahepeal olla. Ja siis viisid teed mind gümnaasiumisse ja gümnaasiumi ma mõtlesin, et kes must võiks saada, siis õpetajaks ma ei tahtnud saada. Siis ma mõtlesin, et okei, võiks olla mingi teine amet ja siis leidsin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kogukonnaharidus ja huvitegevus eriala. Siis mul on veel variant, et ma õpin ka vahepeal, kuna ma käin koolis. Tegelikult ma juba varsti hakkan lõpetama, bakalaureuse kraadi saan kätte. Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika suund. Mis noorsootöö puhul nagu mulle meeldib, on see, et sa kunagi ei tea, mis ülesandeid võib ette tulla. Et ma olen siin, ma arvan, töötanud ehitusmehena, otsin kuskilt ehituspoodidest spolte, elektrikuna. Vahepeal on vaja olla IT-mees, IT-naine, IT-inimene. Vahepeal tuleb olla õmbleja. Ja täna me teeme lõhnaküünlaid noortekas. Ehk siis ma ostsin väga palju erinevaid lahedaid asju, millest teha lõhnaküünlaid. Ja praegu, mis ma siin teen, meil on näiteks innokava, erinevad tegevused ära planeerida. Tööpäev saab läbi, sa lähed noortekeskusest ära. Mis sa teed? No neid variante on ikka väga palju. Esiteks, kas ma lähen koju, hakkan tavaliselt koristama. Või ma lähen autoga sõitma. Aga kuidas sa töötuju üleval hoiad? Et sa nagu viitsid nädal aega jutti tööd teha? Ma ütleks, minu töötuju hoiab üleval see, et hästi palju erinevaid asju on teha. Ja minul on kergem olla tööl siis, kui on palju asju teha, kui siis, kui on vähe asju teha. Sest siis on ikka, oi, ja selle sain tehtud ja selle tegin ära ja saad oma sealt listist järjest nagu maha võtta. Ja see on siuke tunne, et ma olen täiega midagi teinud. Ja töötuju hoiab ka üleval siis, kui noored on toredad. Noored viskavad ka nalja ja räägivad endal koolisuhtus. Kuule, aga mul on päris pikalt seda kohvi olnud. Kas peaks tööd ka tegema või? No ma arvan, et peaks küll, jah. Mis sa siis tegema hakkad nüüd? Nii, las ma mõtlen. Midagi kindlasti. Vaat, mul ei ole listi ees, niimoodi juhtub, kui mul ei ole seda listi ees. Me vaatame su listi koos üle siis. No, vaatame. Aga üldiselt siis autoroolis mina oma hommikuid veedan. Sõites tööle. Jah, sest et kuna ma käin päris kaugelt tööle, siis tuleb niimoodi autoga seda käimist teha. Aga ei, mul ei ole selle vastu mitte midagi, sest mulle täitsa meeldib autoga sõita. See annab mulle võimaluse hommikul tund aega enne tööle tulekut siis ennast häälestada töö peale, juba mõelda läbi mingid asjad, et mida ma täna tegema pean. Ja ühtest töölt ära minnes aitab mul nagu maha häälestada ennast, et
et ma koju siis tööd kaasa ei võtaks liiga palju. Ühesõnaga, see mõjub su vaimsele tervisele hästi? See jah, mõjub, see on nagu muidu on pere ja kõige kõrvalt ikka päris raske võtta seda aega, et sa oled vaata täiesti üksinda. Aga kui sa hommikul tööle sõidad, sul lihtsalt ei ole mitte kedagi teist peale iseenda.